Tere daamid! Täna hakkame vahetama autol rehve ja tõepoolest absoluutselt selline riietus, sellised kingad, soeng meik on absoluutselt asjakohane. Te saate väga õigesti aru, loomulikult ei hakka ma neid rehve vahetama ise. Aga rehvivahetushooaeg on täie hooga käima läinud ja seda tuleks nüüd teha. Kõige lihtsam selleks on, ma olen teinekord kuulnud halinat, et mina ei tea, kuidas see käib, mul mees sellega tegeleb, ma ei saa, mul on rehvid vahetamata, ma ei saa sellega hakkama. Väga lihtne. Võtate telefoni, valite välja mõne rehvivahetusfirma, auto, ettevõtte, mingi autoremondi tööga, ühesõnaga, kus on võimalik rehve vahetada. Internet on täis neid aadresse, telefoninumbreid. Minul on oma ettevõtte olemas, kus ma käin, kes mu autot juba väga hästi tunnevad ja teen ära ka oma auto iga-aastase sügisese hoolduse. Ehk et naised, võtame telefoni, valime numbri. Alloo, kas Uue Sparts kuuleb? Kas sa saaksid mulle palun Valdo juurde aega panna? Ma tahan rehvid ära vahetada, ma tahan oma selle igasügisese hooldus ära teha. See kuupäev mulle väga hästi sobib. Ja kell 2. Hästi, jääd aega. Nüüd on teil rehvivahetusaeg kirja pandud ja teil tuleb hankida rehvid. Rehvidega on nüüd selline asi, et igipõline küsimus. Kas naastrehv või lamellrehv? Selge on see, et suvel tuleb sõita suverehviga, talvel talverehviga. Ehk et see rehvi segu siis suvel peab olema vähe kõvem, talvel vähe pehmem. Ja ükski asjatundja ei soovita lamellrehviga aasta läbi sõita, sest suvel 30-kraadise kuumusega ikkagi see ei ole päris selle jaoks mõeldud. Mina olen endale ka hankinud lamellrehvi ja kuna ma olen oma elus teinud nii palju liiklussaateid, siis sealt on jäänud minu jaoks kõlama üks selline, kuidas valida rehvi, üks selline asi, et kui sa sõidad talvel peaasjalikult või rohkem näiteks kõrvalteedel, kus tihti on paksem lumi, vesi, jää all, vesi peal, siis vali pigem naastrehv. Sest naastrehv on sellisel juhul oluliselt parema pidavusega. Kui sa aga sõidad enamus ajast linnas, nagu mina seda teen, ärme nüüd tee hooldajatele puid alla pane, eks ju, see ei ole praegu see koht ega aeg. Üldjuhul on ikkagi meie talved ju viimasel ajal lumevaesed ja üldjuhul on linnateed ikkagi peaaegu kogu aeg asfalt. Ehk et siis soovitatakse lamellrehvi. Ja üks fakt, mis minu meelest on päris kõnekas fakt, on see, et kui sa sõidad naastrehviga palli asfaldiga Tallinnast Tartusse, siis sa kraabid selle teekonna peale oma naastrehvidega üles ämbritäie asfalti. Päris kõnekas fakt. Ja rehvidega on veel siis see asi, et see jääksügavus peab olema õige. See ei ole mitte välja mõeldud politsei või rehvitootjate jaoks see seadus, see on ikkagi meie kõigi tervise huvides. Mind ükskord ei lastud ülevaatust läbi, sest mu suverehvid olid liiga ära kulunud ja ma ei olnud isegi seda tähele pannud. Kõige lihtsam viis öeldakse rehvi jääksügavust mõõta on siis võtke üks näiteks 1 või 2 eurone münt ja pange see siia mustri vahele. Ma ei saa kahjuks näidata sellepärast, et mul ei ole ühtegi 1 või 2 eurost münti lihtsalt käe pärast, ma olen hästi kaardiga makse inimene. Ja pange see lihtsalt siia rehvi sisse ja siis vaadake, kui see serv, mis on seal selline, selle mündil on selline oma serv. Kui see muster ulatub üle selle serva, siis on veel kõik hästi. Aga üldiselt talverehvi siis mustri jääksügavus peab olema vähemalt 3 mm, hea oleks ikkagi 4-5. Ja nüüd olengi ma teel oma rehvivahetuskohta, kus mu auto siis tegelikult läbinisti talveks ette valmistatakse.
aitaks, siis ma rahulikult istuks ja ootaks, jooks kohvi, kakaod, mida iganes siin kõik pakutakse. Aga kuna mul tehakse hooldus ka, siis ma lähen vahepeal tööle.